Tere! Minu nimi on Kristel Tittmann ja mina räägin täna teile vaikuse paastu maitseproovi teemal. Aga enne kui ma veel alustan, siis ütlen ühe sellise vahva seika seoses rahvaülikoolidega, et alati kui ma rahvaülikoolide nime kuulen, siis tuleb selline soe tunne, sest et 90ndate alguses olin ma üks esimesi, kes sai võimaluse siis stipendiaadina õppida Rootsis Molkomi rahvaülikoolis ja täna olen siis esimesena siin jagamas teie ees rahvaülikoolide päeval oma teadmisi ja kogemusi. Ma õppisin Rootsis Värmlandis Molkomis, kus tänaseks asub Rootsi üks suurim vaimne kogukond, toimuvad festivalid ja see teema, millest ma täna räägin, on ka ju tegelikult pisut vaimne teema. Ehk et räägin siis sellest, et mis on vaikus, miks see oluline on ja kuidas seda on võimalik oma elus, igapäevaelus praktiliselt kasutada. Ja me teame, et vaikus on tõusnud väga populaarseks. Just viimasel 2 aastal olen seda märganud, on vaikuseminutid, vaikuselaagrid, meelerahu leidmine, meditatsioonid. Kõik on juba ka tulevad esile turunduses, reklaamides, et järelikult on mingi oluline teema. Ja miks ta siis on selliseks oluliseks tõusnud? Sest osalt see maailm, kus me elame, on muutunud väga tempokaks. Kõik on läinud palju kiiremaks. Et maailm on justkui vindi peale keeranud. Et me oleme pidevas infovoos. See on surve meie meeltele kogu aeg. Me saame uut infot, uus tuleb, vana läheb. Meil on ühe elu jooksul palju erinevaid suhteid, töökogemusi, võib-olla ameteid. Me oleme saanud reisida ja me oleme pidevalt sellises muljete voolus. Et see on palju infot, mida me peame kogu aeg läbi töötama. Meil on valikute rohkus ja tegelikult suur küllus selles osas, mida kogeda. On televisioon, raadio, internetikanalid, Facebook ja me oleme pidevalt nagu väljapoole ka ühtlasi suunatud. Ja ühel hetkel saab sellest üleküllus, et me harjume küll ära, aga ikkagi seda kõike on nii palju ja me oleme pidevalt sealt välisest motiveeritud ja välises plaanis justkui. Ja siis võib juhtuda, et üks hetk ei tule enam uni hästi, ei saa magada, on sellised moodsad haigused nagu stress, depressioon, me ei tule muutustega toime, on raske keskenduda ja tekivad ka muud lausa enesehävituslikud nähtused, enesetapud ja nii edasi. Ehk et ma vaatan seda pilti justkui, et inimkond on nagu jõgi, mis on voolamas merre, sellisesse võib-olla suurde, vaiksemasse üks olemisse, aga enne seda on see vool justkui kiirenenud, et see pulbitseb, palju tuleb pinnale ja me oleme suures sellises keerises. Ja võib juhtuda, et sa kaotad kallima, kaotad töö, keegi sõber reedab sind ja see kõik juhtub ka veel väga väikese aja jooksul. Ja siis ongi tõehetk, et kuidas sa selle kõigega toime tuled, kuidas sa sellest läbi tuled ja kuidas sa hakkama jääd. Et kas need välised sündmused haaravad sind täielikult endasse või suudad sa säilitada oma keskme ja püsida meelerahus. Ma vaatan, et mulle tuleb nii palju päike peale ja siis ma olen siin kardinate vahel. Nii, aga edasi, et kus on siis sinu kese? Et kas see on välistel objektidel, mis on pidevas muutuses,
et kas see sõltub sellest sinu kaaslasest, sinu tööst, ja erinevatest rollidest, mis sa mängid või mis sul on siin elus või on sul kese sinu sees. Ja sest et teistel inimestel on alati teised soovid, teised plaanid, elul on teised plaanid ja kui me oleme nagu välisele fokusseerunud ainult, siis see on pidevalt muutuses ja ei saa sulle anda tegelikult seda keset ja rahu, mis peab olema sinu sees leitud, tunnetatud ja kogetud. Ja kui sa siis hakkad pöörama pilku sissepoole, siis esialgu võib see olla ääretult raske, et sa justkui ei oska, sest et mõte läheb ikka mujale. Sa oled haaratud oma emotsioonidest ja sul on väga raske oma justkui seda sisekosmost, sisemist maailma avastada. Aga see on võimalik ja selleks on vaja võib-olla pisut harjutamist, sest me oleme väga-väga kaua läinud justkui ühte suunda, kus me sõltume sellest kõigest välisest ja et nüüd hakata ümber treenima, kuidas hakata tulema tagasi oma sisse, oma keskmesse, et need mõtted, tunded, emotsioonid, arusaamad, mis on pidevas muutuses, et need ei ole nagu kogu sina, need on osa sinust, sa märkad neid, sa näed neid, aga sinu rahu ja vaikus on sinu sees. Ja kui see jutt nüüd pisut juba keeruliseks läheb, siis räägime lahti siis meie sellest vaikuselaagrist, mida me oleme korraldanud ja kus me teeme praktikaid ja mis siis aitavad ja toetavad leida seda vaikust ja rahu endas ja keset. Ja ehk et vaikuselaagris me praktiseerime joogat, meditatsioone, meil on tervislik toitumine, mis toetab keha, märkame hingamist ja laseme ka loomingulistel protsessidel voolata. Ja siis nagu nimigi ütleb, me viibime selle laagri ajal vaikuses ja välises vaikuses ehk et me ei räägi, aga ka fokusseerime sisemisele vaikusele ehk meelerahule ja sellele, et mõttetegevus, mõttemüra lakkaks või et sa ei oleks sellest niivõrd haaratud. Ja olulised aspektid siis on, et kuidas ennast ette valmistada, on siis kõigepealt on oluline ka füüsiline koormus ehk et hommikuti teeme joogat. Kui keha saab piisavalt koormust, siis on meel ka rahulikum ja eriti hea on seda füüsilist koormust anda ka looduses, sest et loodus iseenesest annab meile märku elu loomulikust kulgemisest ja näiteks ka suurte puude, kõrgete puude vahel viibides metsas tajud sa enda proportsioone võrreldes loodusega. Ehk et taipad oma kohta suures pildis ja võib-olla ei ole sa enam niivõrd haaratud oma mõtete virvarrist ja hakkad märkama justkui ümbritsevat ruumi ja eluslooduse hoomamatust ja iseenda päiksust mõnes mõttes, selles hoomamatus suures. Ja vaikuselaagris me teeme siis ka jalutuskäike loodusesse ja leiame ühise rütmi loodusega. Siis üks praktika, mis on ka füüsilisele kehale, mida me teeme, on jooga. Ja joogas on siis kombineeritud mitmeid aspekte, et meelerahu loomiseks me keskendume kehale, liigume tähelepanu endal, hoides oma hingamisel,
tuleme mõtetest välja, sest et sa pead oma mõistuse ja mõtted fokusseerima sellele harjutusele, praktikale ja ühtlasi lausume võib-olla ka mantraid, anname mõistusele teise töö, millega ta peab tegema ja märkame hingamist. Ja jooga on selles mõttes väga turvaline, et me anname koormuse oma kehale omaenda raskusega, mitte väliste vahenditega. Ja see hoiab selle tegevuse väga harmoonilise. Ja algajatel on kindlasti ka lihtsam meelerahu ja vaikust leida, kui ka kõht on korras, ehk et pakume laagris vaimset toitu, et kõht ei pulbitseks, sest et ka see korrastab mõtteid peas ja loob rahu. Ja oluline komponent toitumise juures on meil ghee ehk selitatud või ja see aitab ka kehast mürke pehmelt välja viia. Ghee kohta võid sa otsida lisainfot internetist, kui sul on selle kohta huvi. See kirjutatakse G-H-E-E, ghee. Ja siis enamik meditatsioone hakkab pihta sellega, et sa hakkad märkama oma hingamist. Ja hingamine on siis vahend, hingamine puhastab keha enim. Ehk et sügav sissehingamine toob meile rohkem hapnikku ja väljutab rohkem süsihappegaasi. Ja hingamine on kõige tähtsam enesepuhastusmehhanism. Hingamisega me viime välja 70% jääkained oma kehast. Ja hingamine on ka midagi sellist, mis meie elus toimub ju iseenesest. Et sa ei pea selleks midagi tegema, et sa ei pinguta selleks, et hingata. Ja seda on ka oluline märgata, kui sa hakkad mediteerima. Et iga sissehingamisega me justkui alustame elu. Elu algab sissehingamisega ja iga väljahingamisega see justkui lõpetab eluringi. Kui me siit lahkume, siis me hingame välja. Ja kahe hingamise vahel, kui sa hingad sisse, hingad välja, sa võid märgata väikest pausi, peatust. Ja see paus on justkui ka meie elu. Kui sa märkad seda elada vaikuses, rahus ja ühenduses oma sisemise olemusega. Ehk et me ei ole siis ei minevikus ega tulevikus, vaid me oleme kohakuti iseendaga siin ja praegu just selles hetkes. Ja üks selline lihtne praktika, mida ma teile ka praegu näitan, on siis selline hingamispraktika, mis aitab tasakaalustada siis kahte ajupoolkera, võib öelda ka mees- ja naisenergiat ja selle nimi on Nadi Shodhana pranayama. Nadi on meie kanalid meie kehas, mis puhastuvad läbi selle pranayama ehk hingamise. Ja selle hingamise tegemiseks võid sa võtta kätte sellise näiteks kamala ja et see aitab sul lisaks lugeda siis kordade arvu. Aga võid ka lihtsalt panna endale kella näiteks 10 minuti peale ja teha seda. Ehk et alustame siis sellest, et hingad sisse, välja, sisse ja suled pöidlaga parema ninasõõrme ja hingad vasakust välja. Hingad vasakust sisse ja suled kahe sõrmega vasaku nina poole ja hingad paremast välja. Paremast sisse. Suled parema poole ja hingad vasakust välja.
vasakust sisse. Paremast välja. Sisse. Välja. Sisse. Välja. Ja saad seda praktikat jätkata siis omas tempos. Ja seda võib teha hommikuti ärgates, on hea puhastus kehale. Ja iga hetk, kui sa tunned, et sa vajad keskendumist, kohale tulemist siia ja praegu. Ja üks hea praktika, mida võib ka iga hetk praktiliselt oma päevast teha, on see, et sa aeglustad. Sa võid aeglustada oma kõnnakut, oma rääkimist, õhtuti lugeda hästi aeglaselt, raamatut, kuulata muusikat, mis on aeglane, tantsida aeglase muusika saatele aeglaselt ja märgata, kuidas see hakkab samuti sind mõistuse tegevust justkui aeglustama, peatama ja kohale tooma. Ja raamatut lugedes aeglaselt vajuvad silmad iseenesest kinni. Ja samuti on olulised tänulikkus ja andestamine, ehk et ka neid praktikaid teeme me oma laagris, et andestada nii välisele kui ka iseendale, sest eks ikka on midagi, mida me kaasas kanname. Märgata tänutunnet kõige ja kõigi ees, kogu eksisteeriva eksistentsi ees. Tänada iseennast, oma esivanemaid, isegi kui see on esialgu võib-olla väga raske, aga lihtsalt proovid ja teed kaasa, kuniks hakkavad asjad justkui lahustuma. Ja meditatsioon algab siis õigest suhtumisest, ehk et sa ei lähe ka magama otse jalgpallimatšilt, ikka võtad vaikse vahepausi. Ja see on samamoodi ka meditatsiooniga, et sa ei saa seda sooritada. Sa ei saa teha seda justkui magamist, et sa ei tee magamist. Et see lihtsalt tõeline meditatsioon lõpuks lihtsalt juhtub ühel hetkel. Ja hea suhtumine on ka see, et sa ei oota midagi. Ehk et sa lõdvestad oma keha ja mõistuse ja ütled endale oma sisemuses aktiivselt, et ma ei oota midagi. Ma ei oota ja ma kogen seda, mis parasjagu on. Ja teengi siia lõppu ühe sellise meditatsiooni, mida oled oodatud kaasa tegema. Et alusta siis sellest, et sa märkad kõigepealt oma hingamist. Et sa tajud, sa võid panna silmad kinni, et see aitab tihti tulla välistelt objektidelt omaenda sisse. Suled silmad, märkad hingamist. Sissehingamist ja väljahingamist. Ja sinna vahele tekivad pausi. Ja vaikselt paned oma mõtted kõik kõrvale. Paned kõrvale oma mineviku, mälestused. Paned kõrvale ka tulevikku, sest seda sul veel ei ole. Ja praegune hetk
see ka ei vaja tõlgendust ega sinu lisamõtteid selle kohta, mis on. Pane hetkeks kõrvale ka kõik oma rollid, see, mis sa enda kohta oled arvanud. Tee ennast lihtsalt täiesti tühjaks. Tühjaks. Ja sul ei ole ka mingit ootust. Pane kõrvale kõik oma soovid ja ära korja midagi uut ülesse. Püsi tühi nagu taevas. Ja kui on ka justkui mingi mõte või pilv, mis tuleb, siis lase sellel minna. Sa oled justkui taevas. Tühi. Kohal. Siin. Ja praegu. Taju seda, mis on praegu. Kui mõistus hakkab kuhugi rüttama, tõttama, mis järgmiseks, mis toimub, märka ja ära mine kaasa. Sa oled justkui pausil. Ja märka hingamist. See, mis on praegu, kas see on kuidagi käega katsutav? See siin olemise tunne, see kohalolu. Kas sellel on piirid? Või see lihtsalt on? Kas sellel on nimi? Vaata järgi oma südames. Kas sellel on lõpp või algus? Sellel, mis on praegu, kohalolul, vaikusel, puhtal teadvusel, mis iganes nime me sellele anname. Sa lihtsalt oled. Kõik mõtted minevikust ja tulevikust ja ka praeguse hetke kohta, neid ei ole praegu. Sa panid need kõrvale. Kõik su rollid, ootused, soovid, sõltuvused, ka nendest lased lahti. Sa oled lihtsalt siin. Kogemas iseend, oma vaikust ja rahu. Ootusteta. Ja taju seda ruumi enda ümber. Taju seda piiritut olemist. Seda, mis ei ole käega katsutav.
sinu vaikuse ja rahu keset. Seda, mis on alati, kui sa seda märkad. Kui sind mõtted ei vii kaasa järgmisse hetke ootustesse, kui sa püsid. See siin on sinu kodu, sina ise, sinu vaikus ja rahu, sinu muutumatu olek. Sinu olemus. Sa ei pea selleks mitte midagi ette kujutama ega looma. See juba on. Ja olles jõudnud koju, mina tänan teid. Kui sul on huvi vaikuselaagri kohta, siis chatis on ka juba informatsioon. Sa võid leida seda infot Jõgeva koolituskeskuse lehelt, aga vaadata ka zencoaching.ee ja soovin sulle rahulikku päeva, meelerahu, vaikust, puhast olemist, koju jõudmist oma südamesse. Ja istun teiega veel siin viimased minutid vaikuses, selles olemise kogemises. Aitäh!